Armu ja rahu teile, kallid. On suur eesõigus ja rõõm olla teie ees. Ja samas ka hirm, sellepärast, et ma pole väga palju väljaspool oleviste kirikut kõnelnud. Ja ma pean tunnistama, et on vahe, kas sa räägid oma koguduse keskel või räägid väljaspool. Aga paluge minu eest, et ma saaks täna hakkama. Kui ma vaatasin seda kuupäeva, kus ma olin öelnud, et ma tulen täna teie ette, siis ma ehmatasin ära, et emadepäev. Et et kas tõesti nüüd, et rikun koguduse sellise päeva ära, et see on ju emadele ja pastorid peavad kõigest sellest rääkima. Aga nii on. Ja see sõna, millest ma tahan alustada, on Efesuse kiri, 2. peatükk 10. salm. Sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses, loodud heade tegude tegemiseks. Nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Kallid, esimene see sõna, mis täna nagu raamistab ja hoiab meid, et meie oleme tema teos. Meie kõik, kallid emad, teie ka, meie kõik. Ja emade päeval, kui ma seda sõnaga ette valmistan, siis loomulikult siin peab olema rõhuasetus ka emadele ja naistele ja vanaemadele ja kõikidele. Ja selle juures ma ütlen seda ikka, et Jumala ees on mees ja naine üks. Nad on kokku liidetud. Nad on nagu erinevad pooled, nii nagu meil on süda kahekojaline, mitmekojaline. Ja proovi sa nii, et üks koda ei tööta ja üks töötab, eks ole? Südames peab kogu see vereringe läbi minema. Ja ometigi Jumal lõi mehe ja lõi naise. Ja lõi naise mehe küljest selleks, et nad koos oleksid. Ja nõnda on Jumal seadnud, et koos ei saa olla. Kui nad on eraldi, siis nad ei ole tervikud, vaid nad on loodud, et nad saaksid üheks. Kui ühe sõna, mis Jumal mulle väga selgelt pani, ja see tuli nagu siia sisse, oli see, et räägi isa ja ema südamest. Ja just nimelt ma panen siia juurde ka isa, sellepärast, et ma ju alguses ütlesin, et tegelikult on ju Jumal selle südame loonud kokku kahest poolest, eks ole? Naine ju ütleb seda, mees, ütle, kas sa armastad mind? Kas sa armastad mind? Ja mees ütleb, kas sa tead, ju ma armastan sind. Aga kui tore on, kallid naised, kui mees tuleb su juurde ilma küsimata, võtab kinni ja ütleb, tead, sa oled mulle nii kallis. Sa oled nii imeline, sa oled nii hea. Ja siis hoiad teda pikalt ja tugevalt kinni. Ei lase lahti. Selles on midagi erilist. Aga milline on siis isa ja ema süda? Vaadake, ema süda on see, kes püüab riske maandada, eks ole. Ta annab selle elu, ta hoiab seda elu, ta annab selle algtõuke, eks ole, kogu selle toiduse ja kõige selle, mis alguses see kõige olulisem on, eks ole. Need vitamiinid ja kõik need asjad, mis sinna sisse tulevad, et see elu võiks püsima jääda. Ja kogu aeg käib selline hoolitsus ja silitamine selle maimukese üle, eks ole, kogu aeg. Et ta kuidagi, eks ole, saaks nagu sellisesse konditsiooni, et nüüd ta saab nagu edasi minna. Ja siis, kui ta on edasi läinud, siis hakkavad tulema korraldused, eks ole. Me meestena teame ka, et meid ka võetakse mõnikord vastu nagu lapsi, eks ole, et sa saad neid korraldusi. Ja see on nõnda loodud, et see on ema süda, see ei ole midagi, naisi on sellistena loodud, et nad on loodud korraldama. Neil on see hoolitsus sisse pandud ja sa ei saa olla keegi teine kui see, kelleks Jumal on sind loonud. Ja see on see, et sa tahad õnnistada, sa tahad hoida, sa tahad teha need asjad kõige paremini, aga nii nagu sina seda näed. Nüüd ma toon siia juurde selle isa südame. Milline on see isa süda? Ja mul on olnud see võimalus, et ma olen olnud
isa ja olen siiamaani isa oma 3 lapsele. Isa, kui ema süda on selline hoidja ja selline tasane ja targu ja juhtija ja korraldaja, siis teate, isa on riskivõtja. Isa on see, kes ütleb, pole midagi, lase käia. Ta läheb oma lapsega võib-olla, kui ema ei näe, eks ole, selle kõige kõrgema selle lumise, selle mäe tipu juurde ja siis annab sellele kelgule veel hoogu takka ja ütleb, sa saad hakkama, mine edasi. Täna hommikul poeg 9.15 ütleb suure ahastava häälega, issi, tead, mul pidi olema pühapäeva koolis ettekanne. Ma pidin 9.30 kirikus olema. Ja siis haarasin ta loomulikult autosse ja viin ta ära ja ütleb, et õnneks mul on 5 slaidi. Ja siis, kui ma teda vaatasin, nii nagu ma on isa südamega, siis ma mõistsin, et tegelikult see on see väike teet, kes istub seal kõrval, eks ole. Tõsi küll, see väike teet on juba 15-aastaseks saanud. Aga ta on selline samasugune, et viimasel hetkel tuleb meelde ja nüüd ta läheb. Ja samas ma mõtlesin, kui tore see on. Vaat see on see riski võtmine, see on see, et nüüd me anname selle Jumala asjadele üle. Et Jumal, mina ei suuda, mina ei oska. Aga Jumal, sina oskad, sina juhid. Ja tänu sulle, et me oleme Jumala teenimise sees. Ja tänase sõnum ka sulle on see, et mis iganes ka ei oleks. Ole õnnistatud, ole julge, et sa oled Jumala käte vahel. Sa oled tema teenimise sees. Oli üks väike poiss, Samuel nimeks. Ja me teame seda lugu kõik väga hästi. Ja Hanna väga ootas oma poega, sest tal ei olnud seda. Ja kui ta selle lõpuks sai, siis tema seest tuli välja selline ülistuslaul. Jumal, sina oled suur. Ma võtan selle väga lühidalt kokku. Ja mida Hanna tegi? Ta mõistis seda ära, et kuigi teda oli nii kaua parastatud ja naerdud, et tema ei saa lapsi ja temal pole mitte midagi. Ja see jätkus aastaid ja aastaid, kui ta pidi oma Elkana mehega minema sinna Eeli juurde templisse. Ja teda naerdi ja ta teadis juba ette eos, et täna on jälle see päev, ma pean jälle minema. Ja mul ei ole. Ja siis ühel päeval Jumal muutis tema elu. Ja mis ta tegi, oli see, et ta andis oma poja täielikult Jumala teenistusse üle. On öeldud seda, et Samuel oli väga pisikene, hästi pisikene. Ja ma usun, et tema südaga mõistab ära, et kui sa pead oma pisikese ära andma, see on raske. Isegi vaadake neid pisikesi, keda tuleb anda lasteaeda ära, eks ole. See esimene päev, ma usun, emad ja isad, emadel kindlasti on meeles, kui see esimene päev oli, eks ole. Et kui sa andsid ta sinna lasteaeda üle ja siis vaatasid, et kas ikka tuleb järgi ja kas ta nutab ja kaua ta nutab ja siis meile ütles kasvada, minge nüüd juba ära, minge ära. Lastan olla, ta saab hakkama küll, ta saab hakkama. Ja Samuel sai väga hästi hakkama, sest ta oli Jumala templis ja ta oli laeka juures, seal, kus on Jumala seadus. Meid on kutsutud ka olema võimalikult Jumalale lähedal. Aga need teed, kuidas me muutume, milliseks kujuneb meie tee Jumala ees, see on väga erinev. Minu elu kujundas väga palju vanaema ja seda väga ootamatul moel. Ma olin aastane ja teate küll, kuidas vanavanemad oma lapsi potitavad ja hoiavad ja vanaemal oli üks ilus pross, oli selline pross ees ja loomulikult ta surus ennast minu vastu, mind enda vastu, pannes potile aga seal oli nõel ja nõel murdus minu selja sisse. Ja niimoodi, et seda polnud praktiliselt nähagi. Ja te võite ette kujutada vanemate ahastust ja kõike seda, et mida, eks ole. Vanaema oli hullumas, eks ole, et väike pisike poiss karjub, eks ole, ja näeb ainult seda nõela otsa. Ja siis siit samast Nõmmelt, ma usun paljud teist võib-olla mäletavad, oli kuulus kirurg Taimi Vanaselja, ka Oleviste üks lastetöö tegijatest ja viidi tema juurde ja pärast pikka siis sellist
otsimist ja kirurgilist sekkumist leiti see nõel. Ema hoidis seda tikutopsis, ma ei tea, ilmselt see on ära kuskile kadunud. Aga mida see muutis vanaema osas oli see, et vanaema jaoks ma jäin alati ülikalliks. Mind poputati hullumiseni ära. Mul oli 2 õde ka ja nad tunnevad siiamaani, et nad oleksid nagu poolest armastust ilma jäänud. Sest Teet on ju selline ainukene pojakene, eks ole, kes kannatas, eks ole. Ja midagi on meiega ka nii, et kui meie oleme kannatanud, ja täna ma jõuan ka selle sisse, ma lähen nagu siit edasi, on see, et Jumal saab kasutada meid, kui me oleme saanud kannatada, alandada ja teate, mis nüüd on eriti raske sõna, häbistada. Ma ei ole sellest palju kuulnud ja mingil määral ma kogen seda, et ma tahan nagu jagada seda ka teile, et Kristus suri meie eest. On öeldud, me oleme palju seda lugenud, eks ole, ta kannatas häbist hoolimata. Ja mida see häbi nagu tähendab? Ma olen nagu hakanud seda mõistma, et see, me hästi palju räägime, eks ole, sellisest, et kuidas me saame võitud ja üles ehitatud ja julgustatud, kinnitatud, aamen selle peale. Aga on üks pool veel ja see on kirjas roomlastele. Kui mu nüüd mälu mind ei peta, mul järjehoidjad on kõik kuskil ei tea kus, aga Rooma 3.5 oli see minu meelest. Vaata, me teeme selle lahti, andke mulle armu. See on eespool. Nii. Rooma 5:3. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest. Teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Nagu vanemad ikka, nad tahavad ju oma lapsele head ja mind taheti ka panna sellisesse heasse kooli. Ema sõbranna pani oma lapsed tolleaegsesse siis 7. keskkooli ehk Inglise kolledžisse ja kui ema sõbranna seda pani, siis ema ütles, et kuidas ega minu lapsed kehvemad pole. Nemad peavad ka sinna minema siis. Ja nii pandi mind ka sinna. Aga nagu ma olin poiss sellise pika taipamisega ja selline natukene aeglane ja kohmetu ja kuidagi see mõistmine käis väga-väga aeglaselt. Aga tollane selline pedagoogiline lähenemine oli mõnevõrra teine. Ja tänapäeval ei juleta isegi minust lastele näidata teiste hindeid, eks ole, sest need on delikaatsed isikuandmed. Aga tollal oli niimoodi, et loeti klassis ette, et kes said kontrollida üks haaval niimoodi, Uuemõis, 1, 3 tükki, 3 patust niimoodi põrtsi üleval ja mul niigi raske. Ja mina seal, eks ole, jälle põnta, eks ole. Õpetaja kutsub siis ette, et Teet, et mis sa siis tule nüüd näita, et siin on, mida sa valesti tegid, et kõik numbrid, mis sa oled kokku liitunud, on valed, eks ole. Et kuidas see võimalik, Teet, noh? Aga selles arvude reas oli 5 liidetavat ja mina olin liitnud kogu sellest tulbast igast avaldisest üksnes 3 esimest liidetavat. Ja need kõik olid õieti, aga ma ei julgenud õpetajale öelda. Mul oli nii häbi. Mul oli lihtsalt häbi. Ja ma mäletan, et kui ma pidin jälle tahvli ette minema ja jälle lahendama mingeid asju just matemaatikaga, ma hästi palju nägin vaeva kuni 5. klassini. Hirm oli sees. Kirjutasin oma pinali peale Jeesus, panin näpud peale Jeesus ja õpetaja sõrm käis siis niimoodi sellest õpilaste nimekirjast ette, et kes meil täna siis tahvli ette tuleb, eks.
Jeesus, pani oisi mina tahvli veel. Jeesus! Ja nii see oli. Ja kui ma jõudsin, siis sagedasti tulin mõnikord ära ka selliste nutetud silmadega. Häbi oli. Ja kuskil 5. klassis siis toimus murre. Lastega toimub ikka lõpuks läbi murre. Amen. Jumal viib alati läbi murre, kui me oleme ustavad ja palvetame. Ja minu vanemad kaulusid, Jumal, tee selle poisi pea lahti, no tee selle poisi pea lahti, et seal ükskord hakkaks pea tööle. Ema oli veel õpetaja, eks ole. Teate, millised lapsed on kõige raskemad sellised pärandiga? Need, kelle emad on õpetajad, isad on sõjaväelased. Nende lastega on alati kõige raskem, sellepärast, et nad on nagu raudteel, eks ole. No, seal ei ole mingisugused kõrvalkäike. See on täpselt ette nähtud, millist marsruuti sa pead, mis kell sa pead minema ja nii edasi, nii edasi. Nii. Ja mu pea läks lahti, jumalale. Ma mäletan seda esimest viit ja seda asja, kui öeldi, et nüüd tuleb uue mõistahvli, ja vaata, mida ta meile seekord näitab. Ja oli positiivsed ja negatiivsed arude korrutamine, jagamine. Esimene tuli välja. Teine tuli välja. 3. tuli välja. Ja mäletan, et lõpuks ma võisin uhkusega oma klassipäeviku, et 5 saada. Oi, teate, see oli magus. Aga see oli triumf Jumalale. Ja ometigi vaat sellised asjad, need jäävad südamesse. See häbitunne nagu jääb. Et ühest küljest, et ma pean tõestama ära, et ma ikka ei ole see nii-öelda see puupea, eks ole. Aga teisest küljest see häbi, eks ole, et ja teised naeravad. Kes on kogenud klassi kiusamist ja koolis, need teavad, mis tähendab seda tegelikult, kui naerdakse. Ja eriti tänapäeval veel väga alatult, eks ole, läbi sotsiaalmeedia, kuidas suudetakse nagu pista ja teha haiget. Ja see riivab tegelikult. Ja see riivab ka sinu isa südant, kas sa tead seda? See riivab sinu ema südant. Ja kui ma nagu uuesti loen seda sõna, mis ma teile ette lugesin, et aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest. Teades, et viletsus toob kannatlikkuse. Kannatlikkus läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse. Siis me saavutame võidu Kristuse kaudu. Sellega, et me mõistame tegelikult ka selle häbi ja nende asjade kaudu ära, et Kristus käis veel hullemast läbi. Me räägime palju tema verest, aga sellest, et ta oli pekstud, ta oli paljasta ja nii edasi ja edasi. Aga tema on meile andnud täie võidu. Tema heldus on sinu üle. Halleluuja! See võit jätkub. See võit jätkub iga kord, kui mingi uus okas tuleb sinu sisse. Ja mingisugune hetk ütleb, et sa selleks asjaks ei kõlba või selleks ma olen liiga nõrk või sul pole piisav ettevalmistus. Kas sa tead, tema püha vaim tuleb sul appi? Ta tuleb alati appi. Aga üks vaimu seadus on see, et see ei sõltu sinu heast ettevalmistusest. See ei sõltu sinu professionaalsusest. Ja siit ma teen ühe põike, mida ma täna nagu sain ka vaimus, et teate, mis asi on professionaalsus tegelikult? Professionaalsus on ustavus. Et sa teed seda asja, mida sa teed, mida Jumal on sulle öelnud. Ja mõnikord teed sa teda väga tuima, mõnikord sul ei ole tundeid, mõnikord sa oled väsinud, mõnikord käivad inimesed sulle pinda, mõnikord oled sa haiget saanud ja üldse ei ole nagu tunnet. Ja mõnikord küsitud, kus see püha vaim on? Aga ustavus on see, mis loob selle Jumala võtmes professionaalsuse. Sa tuled kogudusse, sa jäta seda koguduse kaaskäimist maha. Sa tuled sinna palvegruppi, sa tuled sinna laulukoori, sa tuled sinna, sest sind vajatakse. Ilma sinut on see on nagu hammas puudu, mõistate? Sa tahad süüa, aga kuskil on midagi puudu. Ja sina oled see kaunis hammas, see tähtis hammas, see tarkuse hammas. Maarja
ma räägin mõne sõnaga Maarjast, Jeesuse emast. Vaadake, Maarjast ei ole väga palju juttu piiblis võrreldes Jeesusega, aga kui Jeesus sündis, siis on öeldud, et ja Maarjale öeldi mitmeid ettekuulutusi Jeesusest, siis on öeldud Luuka evangeeliumi 2. peatükis 19. salmis, et ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Ja teine koht, see samas Luuka 2. peatükis 35. salmis. Ja sinu enda hinge läbistab mõõk, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted. Maarja oli väga palju Jeesuse juures ja Jeesus tervendas ja tegi palju suuri vägevaid imetegusid. Aga Maarja oli ka tunnistajaks sellele, kuidas paljud Jeesust hülgasid, kuidas palju Jeesust kiusasid ja nii edasi. Ja tema enda südamest läks läbi mõõk. See tähendab seda, et ta oli ka seal risti kõrval, kui tema poeg löödi risti. Ja milleks seda mõõka oli vaja? Et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted. Kallid emad, vanaemad, isad, paljud teised, meie südamest käib läbi mõõk. Mõõk, kui meie lastele tehakse haiget, kui meie lastele ei lähe hästi, kui nad on valudes, aga võib-olla mõni teist on lausa selle kaotanud. Mõõk läheb läbi. Aga see mõõk ei ole mitte selleks, et jääda ja sinu südant valutama, vaid selleks, et lasta Kristuse armastusel ennast täita mõõga haavast ja siis jagada välja haava asemel salvi. Kas sa tead, et meid on tehtud tegelikult ravitsejateks, tervendajateks, mitte nendeks tervendajateks, kes on maailmas, aga nendeks, kes on Jeesuses Kristuses. Ravijad, tõelised ravijad, kellel on sõnum, et vaatamata sellele valule, ma näen teda, ma usun seda, ma räägin seda, mida ütleb Jumala sõna. Minu koguduses, Oleviste koguduses oli üks arvas õde, võib-olla paljud teda teavad, õde Reet Talmre. Ta sai nõukogude ajal päästetud ja tema töötas sellises kohas nagu miilitsa lastetuba. No, sinna toodi need kõige kõurikumad, sellised ikka päris sellised alkohoolikute lapsed ja kes olid visanud ikka aknaid koolimajades sisse ja rikkusid rahu ja pandi sellised huligaanid, öeldi tollal, eks ole. Ja tema vaatas neid poisse ja ütles, et küll nad on toredad, et nad on sellised krutskid. Teised nägid, et on huligaanid, aga tema ütles, nemad on krutskid. Ja nõnda ta neid, ja mida need poisid siis tundsid? Nad tundsid armastust, eks ole, et keegi hoolib nendest. Keegi armastab neid, eks ole. Keegi annab mõnikord kommi ka. Ja siis sai Reet päästetud. Ja tema ümber koondusid paljud noored. Sest seda armastust, mis tal oli kunagi nende poiste vastu, seda ta jagas. Ja minul oli üks selline eesõigus olla ka tema palvegrupis ja kogeda seda armastust. Ja vaat see on nüüd see teine dimensioon, need on need vaimulikud emad. Teate, kui sul juba lapsed on üles kasvanud ja võib-olla mõni ütleb, näed, mu laps on seal ja ta ei tee must välja ja see on seal välismaal üldse ja kus iganes. Aga siis on sul võimalus olla vaimulikuks emaks. Ja teate, kui palju on vaimulikus mõttes tänapäeval maailmas huligaane. Kui palju on neid, kes on hüljatud, kes on üksikud, kes ei julgegi rääkida, neil ei ole kellegi juurde minna. Aga kui sa avad oma südame täna ja kui sa ütled, Jumal, siin ma olen, ma avan oma südame, siis nad hakkavad sinu juurde tulema.
Ja täna ta lonkab ja mõnikord ma viin teda kirikusse. Aga see armastus minu sees, see põleb. Sest see püha vaim, mis on minu sees, kohtub tema püha vaimuga. Ja meil on üks osa. Kas sa igatsed seda üht osa? Võib-olla sa otsid seda püha vaimu osa, et Jumal, et ma tahan kogeda püha vaimu. Mina olen palunud ikka, Jumal, puuduta mind, eks ole, täida mind. Aga see püha vaim on nagu selline punktkeevitus. Et tuli saab kokku. Materjalid peavad kokku sobima. Ja siis tekib säde. Ja siis püha vaim põletab selle vana mina ära. Ja uus asi tuleb asemele. Ja see sõna mis ma tahan täna sulle ka öelda ja mis on iga ühe jaoks täna, kes täna te kuulete mind. See on nagu Jeesuse see sündmuste jada. Et Jeesus ta sündis ja siis läkitati teda kõrbe ja vähe sellest, siis ta pidi minema oma kodupaika. Ja kodupaigast ta pidi tõusma esile ja seal teda ei võetud vastu. Ja ma olen seda ka varem öelnud, et see oli kõige valusam võib-olla tal hetkel, et sa tuled oma koju ja mis saab olla valusam, et kui sa oma kodus need samad, eks ole, kellega sa oled olnud koos ja tunnevad ja teavad, ütlevad, et see küll mingi jumala poeg pole. See on selline puusepa poeg. Ja ta ei teinud mitte mingid imesid. Aga mida Jeesus ütles ja mida ta luges? Ja see on täna meile igal ühele. Issanda vaim on minu peal. Sa võid öelda ka, issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmu sõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid ja kuulutama issanda meelepärast aastat. Kas sa tead, et Jumalaga on iga aasta õnnistusaasta? Ei pea ootama seda, et millal tuleb see juubeli aasta, eks ole. See on tore ka juubeli aasta ja tähtpäevad on toredad ja kõik. Aga koos issandaga on üks meelepärane aasta, kus igal aastal võib lasta vangi vabadusse, pimedaid lasta nägemisse, vabadusse rõhutuid. Igal aastal. Ma hakkan lõpetama. Kallid emad, vanaemad, isad, meie lapsed ei saa kunagi vanaks. Nad jäävad alati nooreks. Ja issand ees me jääme ka alati nooreks. Sellepärast, et issand kogu aeg meid õpetab, on ju nii. Ega see, kes on tark ja teda pole vaja õpetada, eks. Aga need, kes vajavad juhtimist ja naistest me juba rääkisime, eks ole, nemad kogu aeg õpetavad, eks. Ja sellepärast eriti teismelised, ka 20+, nad vajavad teid. Nad vajavad teid võib-olla rohkem kui isegi siis, kui nad olid 6 või 7, kui nad ei saa aru, et nad vajavad teid. Ja täna võib-olla, kui paljud ka neist on isegi nagu elavad oma elu ja ma näen ka oma täiskasvanud laste juures, et telefon ei helise enam. Ma pean mõnikord endast ise meelde tuletama. Ma mäletan seda hetke, kui ma käisin alati oma tütrega nii uhkelt, viisin teda kooli. Meil on vanalinnas oli kool, elan ise Tõnismäel, pole kaugelt minna ja hoidsin teda käest kinni. Ja siis tuli üks päev, kui tütar ütles, et issi, ära hoia enam mu käest kinni. Ja siis mul nii kahju, mõtlesin, nii kahju, et ma ikka tahaks, aga ma sain aru, et üks eluetapp on läbi. Aga teate, Jumal ei lase meie käest lahti. Jumal hoiab kogu aeg meie käest kinni. Ta hoiab sind. Ja isegi siis, kui ta on juba selle käe lahti lasknud ja teie lapsega võib-olla samamoodi, et ta võib olla selle käe sinu käest lahti lasknud. Aga ta vajab sinu kätt. Ja sellepärast palveta jätkuvalt, ära väsi, ära tüdi. See aasta on meelepärane aasta. See 2025 aasta on Jumala jaoks meelepärane aasta. Ja kuigi ma kogen teisest küljest seda ja täna ma sellest ei jõua jutlustada,
aga ma kogen ka seda, et ka katsumisaeg on käes, kallid. Aga see katsumisaeg ja sellepärast ei pea kartma selle pärast, vaid vastupidi, nüüd on aeg tähistada ja armastada eriti tugevalt. Nüüd on aeg tugevdada. On veel aega 2 minutit. Et üks lemmikraamat, mis mul väiksena oli. Ja need lemmikraamatud, mis raamatud siis tollal olid? Ikka need raamatud, mis vanematel on riiulil, eks ole. Ja minu vanemate riiulil oli selline raamat nagu 7 venda, Aleksis Kivi. Ma usun paljudele nooremale põlvkonnale see raamat väga palju ei ütle. Aga mina lugesin seda alati, kui ma haige olin ja seda juhtus noorena palju, siis ma võtsin selle raamatu ja lugesin selle läbi. Ja selles 7 vennas, need vennad olid väga erinevad, igaüks täiesti erineva tüübiga. Ja nad tegid sõgedusi ja rumalusi, aga nad õppisid sellest. Ja nad samamoodi, võib-olla ma tundsin sellist samastust, et nad ka sellise kõva peaga. Et nad said köstrid kõvasti sugeda, sellepärast, et mõni oli juba 14 ja 15 ja nad ikka ei saanud veel lugemisest pihta. Ja siis nad otsustasid, et nüüd on aeg kooli minna. Ja nad käisid koolis ja pidid põgenema, lõid kooli selle klassi akna katki, sest köster oli nii kuri, et ta tarvitas nende puhul lausa vitsa. Ja siis nad mõtlesid, et me oleme tublid ja tugevad, et me tahame naist võtta. Aga oli ainult üks naine, naabri külas, Venla oli. Ja nad mõtlesid, lähme koos. Ja vähe sellest, et nad tahtsid ju targad ka välja näha, eks ole. Siis nad võtsid midagi, nad võtsid kaasa haabitsad, eks ole. Et siis on uhkem tunne, et siis kõik näevad, et on õpetatud mehed, eks ole, et lähevad koos ja loomulikult, kui nad sinna Venla ukse taha jõudsid, siis seda naeru ja pilget. Ja vaesed poisid, kui piinlik neil oli. Aga üks asi, mis neid ühendas, oli see, et kui naaber külast tuli teine poistekamp tuli vastu, siis olid vennad üks. Siis anti rusikatega, nii et vähe ei olnud ja kõik seisid üksteise eest, eks ole. Vaadake, meil on ka nii, et me oleme mõnikord nagu need 7 venda, et tahame ka kangesti näha nagu see targad ja õpetatud ja me abitsa kukke ei võta endale käe alla, aga tahame näidata, et me oleme midagi, eks ole. Meil on mingi oma andja, oma teenimine ja oma asi. Aga Jumal ennem tühjendab ja siis ta kasutab. Ja teine asi, mis ma lõpetan nüüd selle mõttega ongi, miks ma rääkisin sellest lõpus, on see, et vaadake, kui tähtis on, et me oleksime üks. Et kui ka saatan tuleb, eks ole, vaat siis me oleme üks. Me võime praegu mõelda küll ja meil on erinevad teenimised ja võib-olla mõni näeb ühtpidi ja teine näeb teistpidi ja koguduses on see täiesti normaalne. Ma võin öelda, täiesti normaalne. Minu isa ütles ikka, kes oli kunagi vanem pastor, et ta on nagu jalamatt, eks ole, kõik tõmbavad niimoodi, puhastavad tema peal. Ja mõnes mõttes, eks see ongi niimoodi. Aga kui me oleme ühes vaimus ja koos armastuses, siis see liidab meid. Kui see 7 venda liitis, eks ole, kes olid vere poolest, eks ole, koos, kui palju meid enam, kes me oleme vaimu poolt, eks ole, kokku liidetud. Kui tugevalt me oleme siis nagu ühe küla inimesed, eks ole. Ja siin ei ole vahet Nõmme kogudus või Oleviste kogudus või veel, eks ole. Me oleme üks Kristuses, halleluuja. Ja kui vaenlane tuleb, eks ole, siis anname täiega, halleluuja. Me ei pea kartma, aamen.